Tere õhtust, mõtleme täna taas ja mõtleme selle kandi pealt, et kuidagi moodi meil on väga hästi minema hakanud, eriti kui lugeda mainstreami kõikvõimalikke pealkirju ja majandusel läheb hästi. Kõik kasvab, areneb, laieneb ja suureneb. Ainult sellise majandusedu kuidagi ei kipu inimesteni jõudma. Tere tulemast, Andro Roos. Ja võib-olla meie tänane kohtumine natukene akadeemilisem kui tavaliselt, aga kannatame ära ja teeme mõningad mõisted endale natukene selgemaks, kui mitte päris selgeks. Meile räägitakse kogu aeg, et SKP kasvab. Tihtipeale keegi ei saagi aru, mis selle SKP all, see on sotsiaalne koguprodukt tegelikult, mida selle all mõeldakse. Ja olukord on ju selline, kus meil riikliku statistikas puuduvad isegi sellised read, nagu näiteks transiit ja vahet ei tehta ekspordi ja reekspordi vahel ja nii ongi juhtunud, et me oleme suur eksportija ja ekspordime Mercedes tüüpi sõiduautosid ja mingisuguseid mineraalväetisi, mida me praktiliselt ise mitte kunagi tootnud ei ole, tõenäoliselt tootma ka ei hakka. Millest selline asi? No tervist, eks sul on ikka siuksed laiad ja viguriga küsimused, millest võiks mitu tundi rääkida ja millest võib nii ja naapidi võtta ja eks kui sa ütled seda, et akadeemiline, eks siis akadeemiline maailm ongi ju täna selline, et ega kuhugile tõe juurde jõuda ei taheta, ikka võetakse asja, et sellest aspektist ja teisest aspektist ja paremalt ja vasakult ja tähendab ühe sõnaga, et kuhugile sellega ikkagi ei jõuta, eks samamoodi on ju selle SKP ja majanduskasvu ja kõikide nende mõistetega. Aga SKP, noh, eks seda sisemajandus koguprodukt, seda ju mõistetakse kuidagi mingisuguse võluvitsana või et majanduskasv, eks ole, et peab nagu toimima, aga tegelikult see on ainult käive ja kui me taandame selle nüüd ettevõtte tasandile, et käive peab kasvama, aga mis sellest käibest siis kasu on, et täpselt nagu sa siin ütled, eks ole, et see transiit, et teeme palju transiiti, et liigub palju sisse ja liigub palju välja, täpselt nii nagu Nõukogude kuld omal ajal, eks ole. Aga mis siis Eesti sellest kasu sai, et kus siis see kuld nüüd jäänud on? Et seda pole ju nagu enam... No siin oli terve seltskond inimesi, kes sellest siiski ka praktilist kasu ja üsna suurt sai. No jah, aga lõppkokkuvõttes seisab see ikka kuskil Šveitsi arve peal ja need inimesed on kuskil Siberi mullas, eks ole. Võib-olla tagasi toodud. Osad ka nendest. Aga no põhimõtteliselt ega me ei peaks rääkima nii palju siis sellest käibekasvust, sellepärast et kui me vaatame nüüd seda, mida on kaasa toonud näiteks euro endaga, siis Nõmme raadiokodu lehekülje pealt võib näha näiteks Eesti Vabariigi võlakella, see on kuskil 25-26 miljardit või CIA Factbookist võib vaadata, see on kuskil seal 24 miljardit, ma ei ole nüüd viimati vaadanud või Eesti Panga statistikast. Ma vaatasin täna hommikul, et 21,5 miljardit 2000. Me oleme võlgu või? No ütleme, see on see välisvõlg, aga lisaks on veel see, et Eesti on ka omalt poolt kas laenu andnud või võlakirjasid ostnud või mingisuguseid vahendeid pannud välismaale, et tegelikult päris nii ei saa võtta, et me oleme selle tervele maailmale sees ja endal pole mingit vara ka, et mingi vara meil ikkagi on, aga nüüd ma tahangi jõuda, ütleme siis selle netovälisvõlani. Et kui netovälisvõlg tegelikult oli plussis, see tähendab seda, et me siiski kuni euro kasutusele võtmiseni olime muule maailmale nii-öelda nagu doonor või laenuandja, piltlikult öeldes, siis täna alates euro kasutusele võtmist on see olukord nihkunud meie kahjuks, ehk tegelikult me oleme laenuvõtja välismaailma ees. Ja tänaseks päevaks 2,5 miljardit juba, siis ühesõnaga seda puudujääki. Ja see tähendabki seda, et ühesõnaga SKP võib küll kasvada ja võime rõõmustada, et näed, et teenuste eksport on võib-olla suurem kui teenuste import ja see kompenseerib siis seda, et kaupasid toome sisse rohkem, kui me välja müüme seda kahjumit, eks ole. Aga tegelikult suures plaanis on ikkagi asi olulises miinuses ja see miinus järjest rohkem käriseb ja kasvab. Nii et tegelikult, kui sinna juurde arvestada veel see, et intressid, kõik muud kohustused, mida Eesti aga võtab järjest suurenevas koguses välismaailma ees, siis ma ei näe seda kohta, kust kohast võiks hakata tulema, ütleme, see ümberpööramine selles protsessis. No aga USA on võlgu 18 miljardit, triljonit, vabandust. Ja ei mitte midagi. No ei mitte midagi, aga vaata küsimus ongi selles, et ega nimeta mulle üks riik, kes võiks olla siis nii-öelda plussis omadega, kes ei ole kuhugile keskpangale võlgu või kommertspankadele. Kõik riigid on sellised, kes on võlgu. Tänane maailm ongi selle peal üles ehitatud, et raha on ju tõstetud ebajumalaks. Ja küsimus ongi selles, et SKP sinna hulka käivad ju ka näiteks teenuste müügis saadud kasumid, näiteks ametniku saadud palgad, aga ametnik ei tooda ju mitte midagi. Või pankade saadud kasumid. Ega panga kasum ei ole majanduse lisaväärtus. Pank ei ole ju lisaväärtuse looja või ametnik ei ole ühiskonnas lisaväärtuse looja. Ametnik saab ju seda ressurssi enda palgaks ja maksab sellest ka omakorda maksud, samamoodi nagu pank saab intressi sellest ressursist, mida loovad ühiskonnas tootjad. Need on ju põllumehed, need on tehase töölised, eks ole. Need on need, kes midagi oma kätega toodavad. No näiteks
toome siin ametniku näite, eks ole, või sellest meie bürokraatia aparaadist. Toodetakse lisaväärtus siis, kui toodetakse paberit, pastakat, tinti sinna pastaka sisse või toodetakse arvuti, millega trükkida neid määrusi ja seaduseelnõusid. Aga nüüd, kui ametnik kirjutab sinna paberi peale midagi, sirgeldab, täidab mingi vormi, eks ole, või kirjutab allkirja, siis ta ju kulutab seda pastakat, kuni lõpuks see pastakas läheb katki, ta kulutab seda tinti, ta raiskab ära selle paberi, kui ta trükib arvutiga, siis arvutiga, ütleme, moraalselt vananeb. No, järgmisel aastal on mingisugune uus äpp, siis ostetakse loomulikult uus. Ta prindib sealt välja neid eelnõusid, vaatab, tõmbab pastakaga sealt midagi jälle, eks ole, paneb juurde, nii edasi tagasi. Ta tegelikult ju selle tööga hävitab. Noh, ma ka eksisin, mitte selle tööga, vaid selle tegevusega. Ta hävitab ju tööd. Ta hävitab seda paberit, seda arvutit, seda printeri tahma, paberi, pastaka tinti, eks ole, nii edasi. Nii et tegelikult siit jõuamegi selle küsimuseni, et ei saa tõmmata võrdusjoont teenistuse ja töö vahele. Ametnike tegevus, ka politseinike tegevus, õpetajate tegevus, kuigi see võib olla väga vajalik teatud hetkel ühiskonnas, eks ole. Ei ole mitte töö, vaid ta on, ütleme, tööd abistav tegevus parimal juhul. Aga kui me vaatame nüüd seda tänast seaduse loomet ja tänast seda protsessi, noh, kas või selleks, milleks politseid kasutatakse või milleks õpetajad kasutatakse või milleks ka arste näiteks kasutatakse, siis ma küll ei julgeks nüüd öelda, et see oleks midagi väga üles ehitavat, et see nagu sellele isegi majanduskasvule midagi annaks. Ta ei anna selle majanduskasvule ka tänases mõttes midagi, sellepärast, et kus see kasv siis tuleb. See, kui pank teenib kasumit ja kui ta kuulub võõrale, ütleme, mingisugune välismaisele firmale või mingisugune kaubanduskeskus teenib kasumit, sellest ei ole ju meile kasu. See liigub kõik otsaga Eestist välja ja ongi kõik. No aga meil läheb ju kõik võimaliku statistika järgi. Ma tulen selle statistika juurde tagasi korraks. No läheb ju hirmus hästi. Kohutavalt hästi läheb meil mingisugused salapärased palgad kogu aeg tõusevad. Meie maksukliima on ametnike, kõik tippametnike kõnepruugi järgi ju kõige soodsam vaata, et maailmas ja nii edasi, nii edasi. No, aga need kaks asja kuidagi moodi kokku ju ei käi. No ei käi ja ega täna ongi tekkinud selline olukord, kus riigi ja maksustamise vahele tõmmatakse võrdusmärk. See tähendab, et riik ongi maksustamine. Sest olgem ausad, ega need, kes on seal riigi eesotsas, nii-öelda riigi eesotsas, ma ütleksin. Need sisuliselt ju ei tegele millegi muuga uute maksude, uute piirangute välja mõtlemisega. No näiteks, see viimane piirang on kontsernisisene panditulu maksustamine, eks ole. Et probleem on selles, et kasumeid viiakse välja, aga mis on valitsuse lahendus, kuskil tagatoas on keegi valmis sokkinud ühesõnaga siis sellise seaduseelnõu, kus hakatakse oma siseriiklikke ettevõtteid peedistama. Või sama asi on, ütleme näiteks selle automaksu kehtestamisega või maanteemaksu panemisega. Et ma saaks aru, et kui on piiripunkt, ütleme seal Iklas või kus iganes ja seal siis välismaa sõiduk, näiteks Läti, Leedu, Saksamaa sõiduk siseneb Eestisse, tema maksab Eestile maanteemaksu, täiesti normaalne, eks ole. Võtame välismaailma käest. Aga meil on vastupidi, omasid maksustatakse või alkoholiaktsiis või tubakaaksiis. Kõik on ühesõnaga suunatud selle peale, et oma inimestel, nendel samadel eestimaalastel siin Eestis oleks halb elada. No aga tubakas, vastupidi, kaotame tubaka üldse ära ja alkoholiaktsiis täpselt samamoodi. Siin öeldakse ju, et see vähendab joomist, see muudab eestlaste tervise või siin elavate inimeste, mitte ainult eestlaste, ka venest ükskõik, kes siin elab. Nende tervise ju ainult paremaks. Joomine väheneb ja tervis läheb muudkui paremaks. No aga kui on tõestatud, et tubakas on kahjulik ja alkohol on kahjulik, keela ka tootmine ära. Ma saaks sellest rohkem aru. Aga kuidas sa saad inimese vaba tahet ära keelata? Ja täiesti mina ütleksin niimoodi, et tegelikult, et teha siin Eestis tõeline restart ja viia nagu need arengud hoopis teises suunas, sellepärast, et täna me areneme ka, aga ainult miinusmärgiga, ehk siis taandareneme, eks ole. Siis tegelikult tuleks minu arvates inimpõlveks 20 aastaks, 25 aastaks igasugused seadused Eestis tühistada, uute seaduste loomine lõpetada ja jätta kehtima ainult meie põhiseaduse preambul, mis käseb tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja kellel riigil, see tähendab, riik peab selle tagama. See on nüüd küll üsnagi revolutsiooniline, siis puhkeb ju otse kohe mingisugune anarhia. Milline anarhia? No tuua naabri rehepeksu garnituur näiteks, mis on silma hakanud, tuuakse see kohe ära. No aga ühesõnaga, kui pannakse 10 miljonid taskusse, eks ole, peedistatakse maksutõusudega, pistetakse ühe naabri taskusse, teise naabri taskusse, ühe eestimaalase taskusse, teise eestimaalase taskusse, nii nagu sina ütled, ega vahet ei ole, kas eestlane, venelane või mis igane, iga taskusse pistetakse, kõigil on siin halb elada. See on ju samasugune anarhia või veel hullem anarhia. Kui naabrimees tuleks minult mingisugust asja võtma, näiteks ma ei tea, muruniidukit varastama, ma annaks talle üle kurgi, eks ole, kui seadus ei ole.
Täna ma seda teha ei saa, sellepärast tuleb politsei kutsuda, politsei tuleb kohale, vaatab niimoodi, et siin pole erilist varalist kahju ja ega me ei saa siin mitte midagi teha ja meil on palju menetleda ja mul pole taas kasu ju sellest politseinikust. Aga ühesõnaga, kui ma üle kurgi annan naabrile, siis täna mina saan kindlasti karistada. Ega naaber ei saa selle eest karistada, et tema muruniiduki varastas. Aga nüüd olukorras, kus oleks tõesti see, et seadused ei kehti, siis jääks ju nii-öelda loodusseadused peale. See tähendab seda, et tugevam, targem, osavam, kavalam, see võiks ju ellu jääda. Ja lõppkokkuvõttes äkki jääks siis nagu see, siukene ürgne eestimaalane siin Eestis nagu peale, et jääks see bürokraatia ja kõik see eurokraatia nagu kuidagi minevikku. No vot, mine tea, siin räägiti isegi, et Lõuna-Eestis harjutas Kaitseliit koos Kaitseväega juba mässude mahasurumist, võib-olla siis nähakse juba ette, et mingisugune seltskond ongi olemas. Tead, kui Pitka kutsus Kaitseliidu ellu, siis ta tegi seda oma rahadega, ta võttis ise omal käendusel, oma sõprade käendusel ühesõnaga pangast laenu, käendas seda, pani oma laevatööstuse varad panti selleks. Oma laevatööstuses ehitas Eesti Vabariigile laevasid, ehitas soomusrongid, taastas ja ehitas ühesõnaga seal kuulipildujad, automaadid, tegi soomusautod, asjad. Nii et vaata, küsimus ongi siin selles, et Kaitseliit loodi hoopis teisel eesmärgil. Ta loodi nagu nii-öelda alt üles, et aktiivsed kodanikud võtsid kätte oma riigi, oma vara, oma naabrite vara kaitsmiseks luua siis selline ühendus, eks ole. Täna on see Kaitseliit, mis siis? Et ühesõnaga kerjatakse raha kuskilt, Vabariigi valitsuselt, Euroopa Liidult, NATO-lt, ostetakse selle raha eest võõrastelt vana rauda, ise mitte midagi teha ei osata. No näiteks see paraad, eks ole, mis siin tuleb 100. aastapäeval, sinna tehakse soomusauto ajalooline. Ma saan aru, kui keskkooli õpilastel oleks antud ülesanne, et näed, et arendage oma tehnilisi oskusi, ehitage tänapäevane soomusauto või ehitage tänapäevane soomusrong või tehke üks või teine ühesõnaga relv valmis või minu pärast nii nagu metsavend Alfred Kärman on ilusad raamatud välja andnud. See võiks olla keskkooli lõpueksamiks siis see, et iga keskkooli lõpuklass ehitab Alfred Kärmani raamatu vaimus siis endale metsavenna punkri ja püüab aasta aega seal elada, ühe talve üle elada seal. No see on ju küll vägagi ekstreem. Meil on, rõhk on hoopis mujal. Rõhk on IT-l ja mitte oma kätega tegemisel, vaid mingisugusel salapärasel e-hüppel, meil on e-residendid ja nüüd selgub, et nende e-residentidega on natuke kehvasti. Nad ei saa oma e-arveid siin avada ja nii edasi, nii edasi. Kas see ei ole siis nüüd tagasi minevikku või kuidagi? No, aga eks ta ongi, et ühelt poolt nagu kangesti, nagu sa isegi ütled, arendatakse seda asja, kas või see e-residentsus, eks ole. Teisest küljest ma olen siin kuulnud, et tagatoad juba töötavad välja siin uut seda isiku tuvastamise seadust. Ma ei tea, mingil määral on see vist isegi avalik info, kus siis tahetakse veelgi lõõga kokku tõmmata sellel, kuidas tuleb isikut tuvastada. Et ma kardan, et varsti peab see asi olema niimoodi, et kui pank või ükskõik kes tahab siis isikut tuvastada, siis tuleb see isik enda juurde 8 kuuks elama võtta. Aga vaat see nagu tõmbaks minu arust vee peale sellele e-residentsuse küsimusele, sellepärast, et kui nüüd mingisugune jaapanlane võtab endale Eesti e-residentsuse, saab ID-kaardi, aga selle ID-kaardiga midagi teha ei saa. Tahab näiteks, ma ei tea, isegi SMS-laenu võtta või tahab mõne kommertspanga kliendiks astuda või tahab siit või sealt midagi teha, siis peab Jaapanist kohale sõitma, kõigepealt ennast tuvastama üks kord, võib-olla siis 2 kuud kellegi juures koos elama seal, eks ole. Ja siis võib Jaapanisse tagasi minna ja alustada oma ID-kaardi kasutamist. Et tegelikult need asjad ongi nagu sellised kuidagi natuke jaburad, mis meil siin Eestis on, et ühe suu poolega nagu öeldakse, et tahetakse kangesti midagi arendada ja kedagi kaitsta ja siis selle kaitsmise ühesõnaga egiidi all tõmmatakse jällegi omal sellel samal eestimaalasel kõri kokku. Tegelikult seda on öelnud mitmed õpetlased siin ka ju, et see seadusloome, ta ei ole mingisuguseid uusi poore avav, vaid pigem kogu see on sellise, ütleme, repressiivse alatooniga, koomale ja just nimelt just see karistamine ja kõik see on prevaleerima hakanud. Selge dominant. No paraku ta niimoodi on. Ja aga siin ei oskagi nagu öelda, et me oleme ju mitmed aastad sinuga siin täpselt nendel samadel teemadel ikkagi rääkinud ja ega paremaks ei ole midagi ju läinud. Iga televaataja võib ju mõelda nüüd sellele 4-5 aastale tagasi ja halvemaks on läinud. Ikkagi lõõg tõmmatakse koomale ja kas ei oleks aeg nagu hakata siis tõesti ka midagi ette võtma inimeste enda poolt? No aga elu on ju sees, süüa ju reeglina on ja mida siin ikka siis soiguda nii väga? No eks süüa on aga ma arvan, et ega elu selles mõttes ju ei tohiks koosneda ainult söögist
ja joogist ja sellisest asjast. Kuigi kahtlane on, kas see tänane söök ja jook on see, mis ta nagu peaks olema. Aga inimesel peaks olema mingisugune taoline omadus, nagu on väärikus. Minu arust nagu niimoodi, nagu me täna siin praegu Eesti Vabariigis elame 21. sajandil aastal 2017, see ei ole kuidagi väärikas, sellepärast et üks küsimus näiteks, mis on mul südame peal, on ju see, et meile öeldakse seda, et on demokraatlik riik ja parlamentaarne riik. Nii, aga ma küsin sinu käest, kes valmistab ette seaduseelnõusid? Seaduseelnõusid, nii palju kui ma tean, valmistatakse ette kõikvõimalikes ministeeriumides, mis meil olemas on. Ministeeriumid on täitevvõim, eks ole? Täitevvõim. Aga meil on võimude lahusus. Täitevvõim peab täitma seadusi, aga seadusandlik võim ehk Riigikogu peab ju looma seadusi. See tähendab seda, et kui meil oleks parlamentaarne riik, siis rahva valitud Riigikogu, mis on igati demokraatlik, lähtume siis sellest eeldusest, eks ole, see on demokraatlikult rahva tahte alusel kokku pandud, loob seadused ja ministeerium kui täitevorgan, Vabariigi Valitsus, kõik allasutused, nemad peaksid ju neid olemasolevaid seadusi, mis on vastu võetud Riigikogu poolt rahva tahte järgi, täitma, nende täitmist korraldama, mitte valmistama ette uusi määrusi, uusi seadusi, uusi seaduseelnõusid, et ühesõnaga, et kui nad näevad, et näiteks maksulaekumine ei ole hea, siis suurendada maksuameti õigusi, maksuameti direktor läheb ühesõnaga sinna ministeeriumisse, ministeeriumis valmistatakse ette, näed, et see ja see osa tuleb ümber teha, siis on repressiivsem, siis saab paremini kätte, ühesõnaga siis saab need seadusaugud kinni panna, mis takistab meil valitsusaparaadile raha kogumast, siis see lükatakse Riigikogusse ja seal kummitempel lööb templi alla, president ka oma allkirja ja templi ja ongi seadus olemas. Aga niipidi see ei saa ju käia demokraatlikus parlamentaarses riigis. See saaks käia võib-olla niimoodi tõesti, kui on nii nagu oli, ütleme, mõned riigid nagu Ameerika Ühendriigid on, ütleme siis selline täitevvõimuriik või presidentaalne riik, eks ole. Seal oleks võib-olla niipidi nende asjade ajamine normaalne, aga parlamentaarses riigis, nagu me kogu kukustame ja räägime, peaks asjad hoopis teistpidi käima. Ma paar aastat tagasi rääkisin mõningate riigikogulastega ja muide päris imelik oli, sest nad kõnelevad kogu aeg sellest, et nad võtavad vastu otsuseid. Tähendab, võtavad vastu ja kui ma küsisin, et aga kes siis otsustab selle, mida teie vastu võtate, kes teeb otsuse või kes otsustab, siis sellest küsimuse püstitusest ei saadud aru. Mis mõttes? Veel kord, teie võtate kellegi tehtud otsuse vastu. Kes selle otsuse teeb? Kes otsustab? See küsimus ka käis üle jõu. No eks need ongi, kuidas nimetada, eks tagatoad valmistavad ette, olgu see siis partei või minister. Kas tõesti on olemas mingisugused tagatoad? Siis tähendab, ma saan aru, et küsimus on võib-olla niisugune vanakuradi enda advokaadi poolt esitatud, aga siiski. No, aga võta lahti suvalise ministeeriumi kodulehekülg ja kontaktid näiteks seal ja seal on lühikirjeldused, mida üks või teine osakond teeb ja seal enamuse osakondade juures on, et ühe ülesande nad valmistavad ette seaduseelnõusid ja seaduseid. Nii et ühesõnaga siit tuleb selgesti välja, et Eesti Vabariigis mitte ainult Riigikogu ei oma seda suveräänsust ainuisikuliselt või ainuisikulise koguna, siis ütleme, neid seadusi vastu võttavaid seadusi tegelikult teevad ministeeriumid. Ja see on ju juba tagatuba tegelikult, sellepärast, et ega ministeeriumi ametnikku ei ole ju keegi tööle valinud peale siis ministeeriumi, ma ei tea, kantsleri või asekantsleri või kes seal on, eks ole. Rahvas ei ole teda valinud. Ta on lihtsalt tulnud, ta on nii-öelda, nagu öeldakse, ise hakanud ja siis ta võtab selle õiguse, et näed, kuskilt saab mingit infot, käivad ju rahvusvahelistel ja kodumaistel koolitustel, et need asjad peavad nii ja naapidi käima ja võetaksegi ette, et aga näed, et ei käi ja võiks teistmoodi käia ja võiks võib-olla sealt hoopis raha juurde. Aga kas see loogika ongi siis selline, et mismoodi me saaksime sellest inimesest veel rohkem kätte või? No aga küsimus ongi selles, et tänase riigi kontseptsiooni juures me olemegi jõudnud ju sinna, et see, kes on võimul, see laseb sealt kraanist nii palju endale, kui tal on võimalik saada. Ehk ta lüpsab nii palju, kui on võimalik. Riiki nähakse ühesõnaga nende valitsevate gängide poolt selle repressiivse aparaadina, mis võimaldabki valitsetavatel elumahlu välja tõmmata, nii nagu seltsimees Lenin ilusti ütles. Et milline siis see riigi definitsioon oli enne töörahva riiki, eks ole. Aga täna me olemegi jõudnud siis selle Lenini definitsiooni juurde, kus tegelikult siis riik ongi see sunniaparaat, sunnimehhanism. Ja malakas, millega siis pekstakse elumahlasid välja nendelt, kes me oleme, ehk me eestimaalastelt. Keegi Eesti ääremaalt kirjeldas mulle üsna troostitud pilti selles mõttes, et kui valitsuse poole pöörd, tegelikult keskvalitsus, sõna riik, sellel on hästi palju tähendusi,
tegelikult me peaksime rääkima ikka kohalikust omavalitsusest ja keskvalitsusest. Keskvalitsuse poole olid nad mitu korda pöördunud poe asjus, siis bussipeatuse asjus ja veel mingites asjades. Igalt poolt tuli vastuseks äraütlemine, ei ole võimalik, ei ole ratsionaalne ja mis kõige tähtsam, ei too mitte midagi sisse. Aga riigi kohalolekut tunnevad kohalikud väga hästi või eriti teravalt just nimelt kevadel, kui hakkavad kevadised tööd pihta, siis on ametimehed traktori taga põllu peal. Peaasi, et sul traktoril tehniline ülevaatus on, peaasi, et sul õiget värvi kütus on, et sul jumala pärast lõhnu juures ei ole, et sul jumala hoidku, et sul ei ole vastava kategooria luba ette näidata ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Nii et see repressiivne osa, see on tugevalt esindatud niipea, kui tahataksid nagu oma ambulantsi saada. Ja muide, repressiivsel osale lisandub veel ka idiootne osa. Näiteks ma käisin siin ühel nädalavahetusel Pärnu, kuidas seda kutsutakse, Arkis või? Autorekeskuses või Maanteeameti büroos. Ja tahtsin seal siis, ühelt äriühingut, mille juhatuses ma olen, auto ümber kirjutada enda isiklikku omandustisse. Ja probleem oli seal selles, et probleemi ei olnudki, et autol oli peal ka registerpant, Tartu Hoiulaenuühistu kasuks. Niimoodi. Ja ma ütlesin, et ma olen ostjana rahul sellega, et see registerpant sinna peale jääb ja ma olen ka müüja esindajana rahul, et see registerpant peale jääb. Palun vormistage auto ümber. Oli ka täidetud blankett selle kohta. Ja tead, mis see ametnik mulle ütles, või need 3 ametnikku õigemini, mille hulgas oli ka siis kohaliku büroo juhataja lõpuks kohale tulnud. Nad ütlesid, et nad ei saa seda teha. Ma ütlesin, et miks ei saa teha, näidake mulle seadust. Nad ütlesid, mis seadust? Programm ei lase teha. Et ühesõnaga, Eesti Vabariigis ei käi asjad mitte seaduse järgi, vaid käib programmi järgi. Kui programm ei lase, siis ei saa teha. Kas vabandust, ma nüüd oma võhiklikkust üles näitan siin, aga kas seaduse järgi oleks kõik nagu lubatav ja sobilik? Seaduse järgi on kõik lubatav, aga nad hakkasid mulle midagi rääkima, et programmis me peame korraks selle registerpandi maha võtma, siis uuesti peale panema, aga ühesõnaga ma ei taha midagi sellist. Ma ei taha, et see registerpand mitte üheski hetkeks maha võetakse, ma tahan omanikku vahetada, ühelt omanikult teisele auto anda, registerpant teeb peale, seaduse järgi on kõik võimalik ja mulle öeldakse seda, et programmis ei saa seda teha ja tulge järgmine nädal tagasi. See tähendab, et kõigepealt programm ja pärast seda seadus ja inimene või vastupidi, aga igal juhul programm kõigepealt. Ja, nii et täpselt see ongi see IT-riik, kuhu me jõudnud oleme, et väidetavalt need targad IT-ametnikud ja IT-sektor, kes on vägevaid programme teinud, aga paraku need programmid ei vasta seadusele ehk rahva tahtele. Kentsakas küll, aga mis meie nende eriti edukate suurte arvude tagant vastu vaatab tegelikult, kas ainult pelk bluff või midagi ikkagi toimub ka? Vaatabki see sama bürokraatia ja sama idiotism tegelikult, sellepärast, et ega see, millest meil siin Eestis puudus on, ei ole tegelikult ju rahast puudus, sellepärast, et raha me saaksime ise trükkida. Olime nii lollid, et Eesti krooni ju ära kaotasime. Nii et tegelikult see ongi, millest puudus on mõistusest. Oleks mõistus olnud, oleks võinud Eesti krooni alles jätta, oleks võinud seda paralleelselt euroga kasutada, oleks mõistus olnud, oleks võinud näiteks nõukogude aja lõppedes ju need tehased alles jätta, majandid alles jätta, põllumajanduse alles jätta, oma kulla, mis me tagasi saime, selle oleks võinud alles jätta, oma kergetööstuse, oma rasketööstuse, oma metsad oleks võinud alles jätta. Ma kujutan ette, et praegu keegi itsitab, et mis tööstust siin oli, mis põllumajandusest te räägite, mis tööstus oli mingisugune nõukogude aegne, siis see oli ju kõik kõlbmatu ja kõik see oli... Pärnus oli näiteks ju masinatehas ja ühesõnaga linavabrik ja ühesõnaga kõik 2 piimakombinaati oli leivatehas. Ma ise pärnakana ütlen, et mul on väga kahju, et neid tehased mitte ühtegi enam ei ole, et kõik lammutatakse maha ja tehakse need uued elamukvartalid või mis seal tehakse. Aga see on ju tore, inimesed saavad elama. Kirutakse siin Venemaad ja ega mina ei ole Venemaal käinud, ei oska kuidagi teistmoodi öelda ja kiruda ka ei oska. Aga Pärnu rannas sain kokku siin paar aastat tagasi ühe endise pärnakaga, kes elab Moskvas, Moskva lanna ja oli oma lapselapsega seal ja mina olin ka oma lapsega ja lapsed said kohe jutu peal olgugi, et kumbki teise keelt ei osanud, aga rääkisime siis selle naiste rahvaga ja tema ütles, et mida te küll Pärnuga olete teinud minu endise kodulinnaga. Et ühesõnaga vanasti olid teil siin kõik need kombinaadid, tehased, põllumajandus, asi, elu käis. Nüüd ei ole mitte midagi, eks ole. Et aga meil Moskvas ühesõnaga kasutatakse uusi ettevõtteid, tehaseid, asju. Ma ei tea, kas ta võib-olla tegi mulle propagandat,
aga fakt on see, et see ei ole kindlasti mitte propaganda või see ei ole kindlasti mitte see valeuudis või libauudis. Ma ise pärnakana võin öelda, et Pärnus paraku tõesti enam selliseid tehaseid, suuri tehaseid ei ole, mis nõukogude ajal oli. Ja ma arvan, et teistes linnades on Eestis täpselt samamoodi. Sellepärast, et isikuna, kes palju Eestis ringi käib, ma näen ju seda, et igal pool on kunagi elu olnud, nüüd seda ei ole. Kas või see, et kõik põllud ei ole Eestis üles haritud. Või kui ma tõesti vaatan ringi ja olen lugenud ju seda ühistegevuse ajalugu, kuidas igas vallas, igas külas olid omal ajal ühistegelikult meiereid ja ühistegelikult lihakombinaadid ja ühistegelikult tootmised, masinaühistud, traktorijaamad nii-öelda. See ei olnud nõukogude ajal, see oli vabariigi ajal. Ja täna ma näen seda, et need samad ühismeiereide hooned või ühesõnaga masinaühistute asjooned, need on üsna räämas ja seal ei käi mitte mingisugust tegevust. Ja milles see... Aga kas see struktuur on siis päris... Aga vaata, struktuur ongi tegelikult ju selline, et kui näiteks mõni inimene mõtleb, et ma tahan olla majanduslikult iseseisev. On ju normaalne mõte, eks ole. Kogu räägitakse meile seda, et riik on iseseisev, siis peaks olema ka perekond, sest riik on ju perekondade liit, eks ole. Iga üksik perekond peaks olema iseseisev. Vaat, kui perekond tahab olla iseseisev, mõtleb, et läheb kuhugile metsatallu, et hakkab ise ennast majandama, et midagi teistega tegemist palju teha ei taha, et ei sega naabreid, ei sega riiki, ei sega kedagi, istub oma seal talus, teeb tööd, harib põldu, korjab võib-olla metsast marju, nii edasi. Aga see ei ole ju võimalik täna, sellepärast, et maa on maksustatud maamaksuga, aga maamaksu sa ei saa maksta nendes samades metsamarjades või porgandites või kartulites, mida sama seal metsatalu põllu peal kasvatad, vaid ikkagi ainult selles ebajumalas, mida me kutsume rahaks, eks ole. Nii. Ja nüüd selleks, et raha saada selleks maamaksuks, selleks sa pead osa nendest metsamarjadest, mida sa oled korjanud või nendest kartulites, mida sa oled kasvatanud, kohaliku turu peal maha müüma. Turumaks, millele lisandub käibemaks. Lisaks sellele pead ostma bensiini, millele lisandub aksiis ja käibemaks. Pead auto endale ostma, pead kõik muud asjad endale ostma, pead käibemaksu maksma oma müüdava kauba pealt. Ja siis avastad seda, et need tegevusmahud on kuradima väikesed, et kuidagi tule otsaga kokku, sellepärast, et tööjõumaksud juba on, ütleme seal ju 33%, ega siis abikaasaga koos tööd, ega sa ei saa öelda niimoodi, et nad tasuta töötavad või lapsed talus tasuta töötavad. Ikka tuleb ju palka maksta. Sellepärast nad teevad ju tööd, sotsiaalmaks 33%, tulumaks 20%, töötukindlus, kogumispensionid juurde, käibemaks 20%. Ja ongi siis see vajadus, et sa pead mahtusid kasvatama. Selleks, et üldse need maksud kõik ära maksta. Ja see tähendabki seda, et siis sa pead ostma endale põllutööriistasid. Loomulikult meie ise ju ei tooda neid Eestis, sealt tuleb välismaalt osta, siis taotled eurotoetusi, seod ennast mingisuguste reeglite ja asjadega, võtad pangast laenu, maksad intressi. Kuni lõpuks ongi sinnamaani kogu riik ja rahvas juhitud, et igaüks püüab paisuda järjest suuremaks, aga kelle arvelt? Eks oma naabri arvelt, eks oma naabervalla arvelt, oma naabermaakonna arvelt ja lõppkokkuvõttes oma naaberriikide arvelt. Eesti tahab paisuda, Läti tahab paisuda, Venemaa tahab paisuda, Ameerika Ühendriigid tahavad paisuda, kõik tahavad paisuda. Ja vaat see viibki nende konfliktideni ja see viibki selle lõputu intressi majandamiseni, sellepärast, et ega mitte midagi kas siis põhimõtteliselt ei olegi võimalik? Ei saa muu eest osta kui raha eest ja raha tuleb intressi eest sisse osta. Ja kelle käest, mitte enda käest, meil ei ole ju enam Eesti krooni, Lätil ei ole Läti, vaid kõik jookseb lõppkokkuvõttes Frankfurti Euroopa Keskpanka ja sealt edasi Föderaalreservi Ameerika Ühendriikides. No tähendab, kas siis põhimõtteliselt ei olegi praeguse süsteemi juures võimalik niimoodi, kas või naturaalmajandus, mitte et ma igatseksin taga mingisugust võib-olla tõesti mingit romantikat ilma elektrita metsatalus, aga kas põhimõtteliselt ei olegi siis võimalik nüüd niimoodi toime tulla või? Ei nendel tingimustel ju ei ole. Ja mis romantika metsatalus, ega siis põhimõtteliselt me võiksime olla kõrgtehnoloogiline riik, aga oma rahaga riik. See tähendab, raha peaks olema ainult märkmepaber. Rahas ei saa salvestada tulevasi rikkusi, sellepärast, et mõtle nüüd 25 aastat tagasi, eks ole, või natuke rohkem, 27-28 aastat tagasi, seal 1988, kui inseneri kõva kuupalk oli, ütleme siis 156 rubla, eks ole. Tänases mõttes 1 euro, sellepärast, et eks ole, kroonid vahetasime eurode vastu 1,15,6, eks ole, ja kroonid omakorda siis 1,10 rublade vastu, nii et ongi 1 euro. Ja kui toona see insener, kes sai kõvat kuupalka, 156 rubla kuus, oleks terve aasta kogunud seda raha, ta oleks saanud umbes 2000 rubla, oleks pannud selle hoiupanka näiteks, nii-öelda panustanud pensionifondi, nagu tänapäeval räägitakse, siis nüüd 25 aasta pärast, näiteks aastas 2013,
oleks tal olnud 4000 rubla, kui oleks saanud näiteks keskmiselt seal 3% liitintressi põhimõttel intressi. 4000 rubla, päris suur kasv, eks ole. Ja. Reaalne kasum, nii nagu öeldakse, majanduskasv, kõik asjad on kasvanud, midagi vähemaks üle jäänud, kõik on ausalt toiminud. Aga see 4000 rubla on täna ju väärt, või ütleme 2013 oli ta väärt 25 eurot, mis tähendab siis seda, et selle eest sai 2013. aastal viletsalt poes käia ja nüüd 4 aastat hiljem, aastal 2017 veel viletsamalt poes käia. Ja kui 10 aastat läheb mööda, siis see 25 eurot on sisuliselt sama, mis täna 25 senti. Aga siis jutt nendest sammastest ja fondidest ja kõik see on suurel määral... See on kõik bluff, sellepärast, et ega rahas ei saa salvestada rikkust. Rikkust saab salvestada selles, et riigil peab olema oma kergetööstus, oma rasketööstus, oma energeetika, oma kuld, oma põllud, oma metsad, oma viljakandev maa, oma valuuta. Ühesõnaga, siis on võimalik riik üles ehitada. Ja ega riik ei ole ju midagi müstilist. See sama asi peab olema igal üksikul riigi kodanikul, sellepärast riik on ju perekondade liit. Meil peab olema ühises omandis. Perekondadest võime varsti und teha. Või kui mitte und, siis me varsti näeme hoopis teistsuguseid perekondi. Vaata, eks see ongi see lammutamine, eks ole. Riiki lammutatakse, aga kuidas riiki lammutada, eks ikkagi tema algehituskivi ehk perekonna kaudu. Aga fakt on see, et tegelikult raha me saame kasutada ainult oma igapäevastes tehingutes, hetketehingutes. Ta ongi hetketehingute märkmepaber. Pikaajalises plaanis tuleks rahad kõik kokku koondada eestimaalastel meil ja osta just nimelt need tootmisvahendid, see materiaaltehniline baas, mis tagab meile selle Maslow vajaduste püramiidi esimese astme. Ega meil ei ole tarvis rahaliselt pensioni tulevikus koguda, ega ka mitte tänaseks päevaks. Tänasel päeval on meil tarvis ju toitu laua peale, jooki, riiet selga, katust pea kohale, autot, millega sõita, eks ole, kõik sellised elementaarsed asju, mille riik peaks tagama. See ongi see sama kergetööstus, rasketööstus, viljakandev maa, eks ole, kuld. Seda on tarvis ka tulevikuks. Meil ei ole tulevikus tarvis eurosid, meil on tulevikus tarvis seda sama Maslow vajaduste püramiidi esimest. Meil pole vaja äkki mingisugust tööstust, mitte midagi pole tarvis. Meil on IT-riik, me oleme IT-tiiger ja me ajame selle IT-ga kõik asja ära. Või ei ole? Üks noor Vene miljardär tõesti siin paar aastat tagasi oli uudis, et ütles, et 10 aasta pärast on võimalik siis inimese hing panna arvutisse. Mina sellest ei lähtuks. Isegi kui on võimalik, mina ei tahaks sinna arvutisse minna. Mina tahan, et riigil oleks oma kergetööstus, rasketööstus, viljakandev maa, oma talud, oma perekonnad, et oleks korralik Eesti riik. Ja väärikas rahvas. Seda asustab. Täpselt nii. Aga mõelgem selle peale siis teinekord, kui mahti on ja lõppude lõpuks mõelgem ka nende pealkirjade peale, mida me igapäevaselt meedias juba harjumuspäraselt lugema oleme harjunud ja tegelikult üht-teist osates muutub elu hoopis teistsuguseks. Vaadake, lõpetuseks näitame teile ühte videot, mis on tõestuseks selle kohta, et heades kätes tuleb ka labidast suurepärast muusikat. Ole vaid mees, mõtle ja oska. Me kohtume taas 2 nädala pärast. Aitäh!